Tere, mina olen ajakirjanik Neeme Raud ja näitan teile, kuidas töötab meedia nõiaköök. Täna paneerime pilte. Meediat ei keedeta kokku ammu enam vaid kirjutatud tekstist nagu kartulist. Üha suuremat rolli mängivad fotod ja videod. Pildid sotsiaalmeedias võivad olla tehtud selleks, et sind mõjutada. Näiteks eelistama mõnda kaubamärki. Influencerid on inimesed, kellel on sotsiaalmeedias palju jälgijaid ning kes kasutavad oma populaarsust reklaamimiseks. Näiteks näitab kahevõistleja Kristjan Ilves end Instagrami piltidel tihti koos pai smuutiga. Põltsamaa on Ilvese sponsor, kes soovib sel viisil oma pai brändi tooteid müüa. Meemid koosnevad tekstist ja pildist. Sageli on need loodud vaimukaks meelelahutuseks, aga mõnikord püütakse neisse peita ka varjatud sõnumeid. Näiteks 2018. aastal reageeris Venemaa asepeaminister meemiga Eesti välisministri väljaütlemistele. Ta postitas meemi, kus suur koer vaatab üleolevalt väiksema nähvitsa siblimist. Ning siis on olemas veel tahtlikult võltsitud ja manipuleeritud pildid. Sarnaselt valeuudistega on sellised pildid tehtud selleks, et avalikkust eksitada. Näiteks Leedus ringles pilt, mis kujutas soomuki alla jäänud laste jalgratast. Sedasi püüti inimestes tekitada NATO vastasust. Uudis rattaõnnetusest oli vale, kuid sai pildi toel päris laialdase leviku. Jäta meelde, piltide ja videote abil on sind isegi lihtsam mõjutada kui tekstiga. Pilte on keeruline analüüsida ja nende võltsimist on raske tõestada. Kui näed pilti või videot, mis tekitab sinus kahtlusi, siis küsi, kes on selle avaldamise taga, mis emotsiooni ta tahab sinust tekitada ning mis on selle avaldamise eesmärk.